Nii, tere tulemast siis TKG podcasti esimesse ossa. Ma olen siin meie kooli direktori Mari-Liisiga Tere! ning meie Tervist. kooli õpilasega Pärteliga. Tervist! Jaa, nii, miks me siis täna siin oleme? Pärtel, äkki sa soovid tutvustada meie tänast teemade valikut? Jaa, me tahtsime teie käest küsida, et kust tuli idee korraldada projektipäevi? No meil on, või minul on siis alati olnud idee, et õppimine ei toimu ainult tundides. Ja õppimine ei saa mitte kunagi olla tähenduslik õpilasele, kui ta toimub ainult aine raames. Ehk siis see peaks olema seotud mitu erinevat ainet ja peaks olema siis see huvitav. Ja me oleme õpetajatega proovinud siis mõelda välja teemad, mis oleks siis õpilastele huvitavad ja oleks siis nagu üle mitme aine. Me oleme aru saanud, et kõik need teemad, mis on õpetajatele huvitavad, ei ole õpilastele huvitavad. Aga me tegeleme sellega ja nüüd ka nende projektipäevade lõpus me küsime õpilastelt tagasisidet, et mida nad tegelikult ise tahaksid või õpilasesindus tegeleb sellega. Aga idee ongi siis selles, et oleks 3 päeva projekt, mis õpilasele meeldib ja tal saab midagi selle käigus valmis ja see oleks seotud mitme õppeainega, ehk siis õpilane saab aru, et tal on vaja ka kunstis matemaatikat või geograafiat on tal vaja kuskil disainis, et ühesõnaga, et ained on omavahel seotud. Kas nagu projektipäevade ideel oli eeskujusid äkki? Projektipäevade ideede eeskuju tuli minule välismaalt. Ma käisin Hollandis, kus oli terve kool ja mitu kooli üles ehitatud ainult projektidele. Ehk siis seal ei olnud tunniplaani, seal ei olnud tunde, seal ei olnud mitte midagi, seal olidki ainult projektid. Et õpilased ise siis said kokku, klasse ka ei olnud seal. Seal olid lihtsalt mingid õpilased mingis vanuses ja nad läbisidki projekte. Ja läbi nende projektide toimuski samal ajal matemaatika õppimine, loodusõpetuse õppimine ja kõik selline. Ja hästi palju siis oli ka koostööd ettevõtetega, et näiteks üks projekt, mis mul on väga hästi meelde jäänud, õpilased ehitasid liikuva saare järve peale, kus siis loomad said peale minna ja siis see saar liikus ja siis nad said teisel pool kallast minna. Ja see oli lihtsalt nagu 8.–9. klassi õpilaste töö. Ja see oligi üks projekt, kus nad õppisid füüsikat, geograafiat, loodusõpetust, kõike nad õppisid selle käigus, kui nad ehitasid selle ujuva saare koos ühe ettevõttega siis. Väga, väga huvitav. Kas äkki ka meie koolis üks selline õppimistöö toimuda, kus me pigem teeme praktilisi asju? Ja me tahame sinna jõuda, et nüüd me soovimegi, et meie juunikuu projektipäevad oleks seotud ettevõtetega. Aga kuna ettevõtted tahavad kõik saada ju kasu, siis me peame nagu koolina müüma neile selle projektipäevade idee maha. Et mis kasu nad sealt saavad, sest põhimõtteliselt nad tulevad tegema tegelikult vabatahtlikku tööd. Ja see on kõige suurem probleem nii-öelda, et ettevõtetega siis nad ütlevad, okei, ma tulen 8 tunniks, aga mul on sellest vähe. Et siis ülejäänud aja peab olema ikkagist mingi oma õpetaja seal projekti ees, kes võib-olla ei tea sellest teemast mitte midagi. Okei, kas me saaksime ka mingi aimuse, mis ettevõtted siis võiksid umbes tulla? No teie klassijuhataja ongi täna ühel sellisel üritusel Pärnus, tutvub ettevõtetega, nii et me tegeleme sellega. Et praegu meil ei ole õrna aimugi, kes meil sinna siis tulevad. Et võiksid olla meie enda piirkonna ettevõtted. Siin on ju laevaremondi tehas, siin on siis see Põhjala, millega me juba 10. klassiga natuke rohkem, Põhjaka tähendab, vabandust, millega me tegeleme. No kes siin veel on? See on Sirbi poodja, et saate... Kindlasti Eesti topsajas. Põhja-Tallinna linnaosa valitsus on veel ja muidugi, et sellega tuleb vaeva näha, sest ettevõtted ei tule niisama ja ettevõtetel on pikaaegne plaan. Näiteks neil on, ütlevad, 3 aastat me tegeleme nende koolidega juba. Et siis nad ei hakka nagu järsku juurde võtma mingeid uusi asju. Jah, kas tuleb teil äkki veel meelde mõndasid naljakaid juhtumisi või lugusid seoses eelnevate projektipäevadega? No me oleme ka proovinud aina rohkem kaasata nii-öelda teisi piirkonna nii-öelda asutusi, et eelmistel projektipäevadel oli meil 2 lasteaeda, kus siis me tegime maalinguid ja ühte tegime väärtuste treppi ja seal oli ka siis erinev, et üks lasteaed siis lasi teha meie õpilastel seda, mida õpilased tahtsid. Ja teine lasteaed siis lasi algusest teha, aga lõpuks andis ikka pildid ette, et tegelikult ma tahan, et siin oleks niisugune pilt. Eks tegelikult ka see koostöö nii-öelda teiste ettevõtetega või lasteaedega on ka vaja läbi mõelda ennem, et mida nad siis lubavad ja mida nad ei luba, sest õpilased olid väga pettunud, kui nad olid teinud vähemalt 10 kavandit ja siis lõpuks ikka anti neile tee see. Et oleks võinud kohe öelda, et te tahate seda, et me ei peaks nagu lolli mängima.
ja võib-olla alguses oli ka keeruline see, et õpetajad arvasid, et see on mingisugune tilulilu on need projektipäevad. Et noh, et teeme mingisuguse, teeme mingit nalja ja mängime õpilastega, et ei pea nagu õppesisu olema, et siis selleni jõudmine on nüüd võtnud ikkagist 3 aastat aega. Et nad saaksid aru, et see peab olema õppetööga seotud ja noh, nad peavad, sest see aasta on ju 15 päeva on projektipäevi aastas kokku, et väga palju tunde jääb ära. Et nad peavadki planeerima nüüd mõned projektid nii, et nad saavad projektides oma nii-öelda asjad ära õpetatud. Aga kui minna nüüd ajas tagasi, näiteks esimeste projektipäevade juurde, kas midagi oskate sellest ka rääkida täpsemalt? Seal oli palju probleeme. Õpilased said registreerida vist ainult 2 või 3 päeva varem, ehk siis me ei jõudnud registreerimist avada. See oli hästi palju nii-öelda jooksmist, õpilaste nii-öelda saamist projektidesse ja pärast siis seal ei olnudki nagu mingit õppetööd ei toimunud projektides, et see oligi kõige kurvem. Et oligi lihtsalt, lähme muuseumisse, siis vaatame, mis siin koolis saab, teeme mingit mängu, et siin ei olnud nagu sellist sidusust, mida me nüüd oleme taga ajanud, et meil õpetajad ikka koostavad mingid tabelid ja asjad ja mida nad tahavad ja kuhu nad lähevad, et me nagu kontrollime seda nüüd rohkem. Et ja eks noh, lapsed on ära kadunud ja igast asju on juhtunud nende projektipäevade raames, et just väiksemad. Tore on kuulda, et arengut on. Noh, teisiti ei saa. Ja arenguruumi on veel palju, kuhu jõuda. Aga ma võin öelda, et 32. keskkool on näiteks käinud meilt õppimas projektipäevade kohta. Samamoodi erinevad teised koolid üle Eesti. Nüüd tuleb meil Maardu gümnaasium külla just sel teemal, et väga paljusid koole see nagu huvitab. Nii et see on ka selline nagu good point. Kas mõned koolid on näidanud üles ka huvi teha koostööd seoses nende projektipäevadega? Koolidega me veel koostööd ei ole teinud, me oleme teinud lasteaedadega, aga kindlasti see oleks nagu huvitav mõte, et teha nagu koolide vahelised projektipäevad, jah. Et aga pigem siis ma läheks nagu linnaosast välja, et mitte Põhja-Tallinnas, vaid siis kas ongi näiteks, kellega minul on direktoritega just head suhted. Et 32. või Järveotsa või Kadrioru Saksa ja Mustamäe Saksa ja et sellised erinevad. Et kus juba on hea kontakt olemas, et siis on lihtne edasi minna. Naljakas, et sa mainisid 32. keskkooli, et me just eile arutasime nende nii-öelda sotsiaalmeedia kampaaniatest ja kuidas nemad kasutavad sotsiaalmeediat, et oma kooli aktiivsust siis suurendada ja võtsime neid väga palju eeskujuks. Nemad on hästi palju minuga suhelnud ja me oleme ka koos nagu neid asju välja mõelnud, kuidas teha. Et Eesti on väga väike. Aga rääkides siis koolidest ja nendega nii-öelda sõprussuhete loomisest, et kas sa julgeksid siis nii-öelda öelda ka, et meil on nii-öelda sõpruskoole siis või midagi sellist, kellel me aktiivselt tegutseme? Ma võin öelda, et meil on direktorite sõprus, et koolide vahelist, või selline tööalane sõprus on ju, et koolide vahelist me ei ole midagi veel teinud, me oleme üritanud, me oleme projekte kirjutanud, me ei ole saanud rahastust kõigele veel, et ma arvan, kui me mingi rahastuse saame, siis see võib juhtuda, et ma olen teinud ise nagu osalenud direktorite vahetusel, et meil oli ka siin üks aasta, üks meesterahvas oli 1 päeva direktor minu asemel ja mina olin mujal. Aga see võiks edasi minna veel õpetajate vahetuse peale, õpilaste vahetuse peale, et ka seal on arenguruumi veel, et siis oleks ka selline huvitavam ja muidugi ka ühised projektipäevad, miks mitte. Et tegelikult neid täitsa huvitaks, et kuidas see õpilaste vahetus nagu välja näeks. Sellepärast, et ma olen kindel, et suurel osal meie kooli õpilastest on juba sõbrad olemas näiteks 32. või Gustav Adolfis. No ma mõtleks näiteks Kreutzwaldi gümnaasiumisse Narva. Nojah, see on ka võimalus. Või Pärnusse või Valka. Pärnus käin ma ainult 1 korra aastas, nii et see oleks isegi tore. Et natuke nii-öelda laiemalt, et väga huvitatud on vene koolid oma nii-öelda õpilaste, vene õppekeelega koolid, et saata Eesti kooli oma õpilased ja samamoodi saame siis meie saata oma õpilasi vene koolidesse. Praegu toimub see Tallinnas ainult Nõmme põhikooli ja Ehte humanitaargümnaasiumi vahel. Et nemad vahetavad iga kuu aastas niimoodi kuuks ajaks õpilasi, kes soovivad. Et siis keeleparandus eesmärgil kindlasti. Keele õppimise eesmärgil jah, et Ehtest lähevad venekeelsed õpilased Nõmmele ja Nõmmekad siis tulevad sama palju, tuleb siis Ehtesse. Siin tasakesi kustuvad tuled juba, et hakkame lõpetama. Tore, et saite tulla.
proua direktor. Rõõm ikka õpilastega rääkida. Jaa. Aitäh! Jaa, tänan kuulamast.